Selle video teemaks on positiivsed ja negatiivsed nurgad. Et põhikoolis õppisime, et nurgad on ainult positiivsed, nüüd õpime, millised nurgad on negatiivsed. Et mul on joonistatud siin koordinaatelistik ja olgu X telje positiivne suund on nurga alghaar. Siin on näha, mul on kirjas ka, et see on alghaar, et joonistame esimeses veerandis, muidu siin veerandid, kirjutan igal juhul, see on esimene veerand, teine veerand, kolmas, neljas, et esimeses veerandis joonistame lõpphaar, suvalise nurga, näiteks nii. Tekkis nurk alfa. No alfa siin on umbes, ma arvan, 50 kraadi. Suurusega nurk. Ma joonistasin niimoodi, et ma kasutasin vastupäeva suuna. See on matemaatikas positiivne suund. Ma siin kirjutan. Selline suund matemaatikas on positiivne suund. Kui ma tahan joonistada negatiivse nurga, siis ma alghaarast lähen allapoole ehk päripäeva suunas. Joonistan lõpphaare. No näiteks ma joonistan. Tekib selline nurk ja see nurk olgu beta ja siis beta on siin umbes 100 kraadi. Miinusega. Miinus 100 kraadi. Proovime praegu, kasutame niimoodi, et ei, ma valesti joonistasin praegu. Et selline suund matemaatikas on negatiivne suund. Ehk kui meil on vaja negatiivse nurga joonistada, siis me päripäeva suunas joonistame alghaarast alates lõpphaara, nurka lõpphaara. Joonistame praegu üks nurk, mis on 190 kraadi ja teine nurk, mis on 270 kraadi. Alghaar on sama. Ehk see. Kui me tahame positiivse nurka joonistada, näiteks, siis lõpphaar peab olema, siin on siis 90 kraadi ja siin on 180, natukene üle ja see on umbes nii. See nurk on 190 kraadi. Ja kui me tahame negatiivse nurka, näiteks rohelisega, siis alghaarast teisele poole, siis on 3 veerandid. Niimoodi, see on miinus 270 kraadi. Kui telje kõrval kirjutada kraadid, siis alati siin on 0 kraadi, siin on 90 kraadi, siin on 180 kraadi ja siin on 270 kraadi. Ja täispööre on 360 kraadi. Me juba õppisime, et nurgad me võime mõõta mitte ainult kraadides, me võime mõõta ka radiaanides. Ja seos oli selline, et pi radiaan, sama suur nurk nagu 180 kraadi. Pi on 3,14 ligikaudu, ja? Kui me tahame täpne, siis me kirjutame pi selle numbri asemel, ja? Ehk siin on, mõnikord on antud ka radiaanides nurkad, õpikus ka, et siis proovime harjuda ära, et mitte ainult kraadides nurgad mõõdetakse, radiaanides ka. Et video on olemas selle kohta eelmises teemas. Siin on pi
siis 360 kraadi on 2pi, 90 kraadi on pi jagatud 2 ja 270 kraadi on 3pi jagatud 2. Et sellised siis mõõdud. No siin on kõik, liigume edasi. Et nurgad võivad olla mitte ainult positiivsed ja negatiivsed, nad tegelikult võivad olla ka suuremad kui täispööre. Proovime joonistada siin nurga, mis on 800 kraadi ja siin on -600 kraadi. Kõigepealt vaatame, mitu täispööret mahub siia. 2. 2 ja milline jääb? 728 kändi jääb üle. See on 80 jääb üle, jah? Jah. Siis me joonistame niimoodi, et me alustame ikka siin. Me teeme üks täispööre, teine täispööre ja lõpphaar on seal, kus on see jaak 80. Vot see nurk on 800 kraadi. Ja kui on negatiivne, siin mahub ainult üks täispööre ja jääb üle 240. 140, jah. Siis üks täispööre ja siin on umbes nii. Selline nurk on -600 kraadi. Tegelikult, kui me vaatame seda esimest nurka, jah, meie joonistasime nurka, mis on 80, ehk see jääk, jah? 800 saab esitada ka kujul 80 pluss 2 täispööret. Siin võt see nurk, mis on siin, peab olema positiivne. Proovime esitada ka selle nurka, mis on negatiivne, nii, et mingi positiivne nurk pluss täispöörede arv, aga need täispööred võivad olla ka miinusmärgiga see koefitsient, ma mõtlen. Vot see. Aga see nurk peab olema positiivne, mitte nii, nagu me siin joonistasime. Ehk me praegu vaatame, et milline nurk on see. A see on? See on nüüd 220. millegi üle 140. Ja koos 220 see annab täispööre. Jah, siis jääb 220, jah. Siis on 220 pluss ja siis täispöörede arv peab olema 2 korda ühe võrra suurem. Selles mõttes, et mitte -1, jah, nagu siin joonisel on üks täispööre. Aga tegelikult on -2. Siis kui me seda kõik arvutame, siis me saame -600. Igal juhul kontrollime. Ja, saame. Miks ma just tahtsin, et see nurk on positiivne? Sellepärast, et iga nurk, tähistame, et see on näiteks X, jah, saab esitada kujul alfa pluss K korda 360 kraadi. Kas 2 korda 360 on -760 ju? Või 720? 720 miinus. -720 pluss 220. Ja kui me liidame 200, 500 tuleb. Jah, sul on õigus. Siis on vaja 100. Siis ei tule siin.
siis me sinuga joonistasime valesti. Kui me võtame täispööre 600 ära, siis meil jääb 240. Ja. 240. Üks täispööre. Ja 240. 240 miinus 360 ongi 120, jah? Jah. Lõpphaar on siis siin, jah? See on miinus 600. No vot. Selline nurk. Ja siis 120 on ja see alfa. Ja juhtub niimoodi, et iga nurk, mis on suurem kui täispööre, saab esitada kujul alfa plus k korda 360 kraadi, kus alfa on nurk, mis on suuruses 0 kuni 360 kraadi ja k on täisarv. K on täisarv. Kirjutatakse niimoodi, täisarvud on siis arvud ilma koomata, aga võivad olla ka miinusega. Et näiteks 2, miinus 2, 5, miinus 5. Kõik need arvud on täisarvud. Ja kas sa tead, mis see tähendab ja see tähendab? Mäletad? Väiksem kui 360. Ja mis see teine oli, mis sa näitasid? No, võrdne või väiksem? Ja, suurem. Suurem või võrdne? Ehk see alfa võiks olla 0 kraadi, aga ta ei saa olla 360 kraadi, see on juba täispööre. Miks just see on tähtis aru saada, et iga suurem nurk saab esitada nii sellepärast, et pärast, kui me hakkame mingisugused asjad nurkadega tegema, sinused kosinused arvutama, siis me leiame, et tegelikult me võime ka selle alfaga töötada, kui on antud näiteks suurem nurk. Siis kõik omadused selle alfa kohta ka kehtivad. No vaatame edasi. No harjutame veel seda natukene. Võtame üks, ma tahan võtta 1200 kraadi. Esitame sellisel kujul nagu alfa plus k korda 360 kraadi. Et kõigepealt proovime aru saada, mitu täispööret on siin. 3. 3 täispööret. Kui võtame need 3 täispööret maha, 1080 ja 120 jääb üle. See ongi see alfa ja k on 3. See tähendab, et kui me tahame joonistada, me nüüd ei pea kõik need keerud tegema. Tegelikult see nurk ja see nurk on samad. Et me võime praegu panna niimoodi. Et kõik omadused kehtivad ka selle nurga ja selle nurga jaoks. No üks negatiivne ka võtame. No võtame sama, aga miinusmärkiga. Kuidas me seda esitame? Me teame, et 3 täispööret, aga on vaja võtta ühe võrra rohkem, sellepärast, et see alfa peab olema positiivne lõpus, Jah, teise sektoris või kolmandasse läheb ta. Siis äkki esimene, ma arvan. No vaatame. Kui on 4 täispööret, see on 1440.
On ju? Kuhugi sinna kanti, jah? Jah. Miinus C pluss või miinus C. Ehk me peab olema see vahe positiivne. See vahe on positiivne. Ja see on 240 kraadi. Siis alfa on 240 kraadi ja miinus 4 on ka. Kontrollime igal juhul. No vist on õige, joonistame ka. Kolmas, jah. Selline nurk. Sellepärast, et 2 keeru või 4 keeru me võime teha, aga kui need on 10, ja, et 10 000 kraadi ka võiks olla nurk. Ehk me siis seda meetodit saame kasutada. Mul on vist siin kõik.